Tere tulemast! Alustame Coop Panga veebiseminariga. Me esimese kvartali majandustulemust tutvustavad Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink ja finantsjuht Paavo Truu. Mina olen kommunikatsioonijuht Katre Otrik ja kogu seminari jooksul on teil võimalik küsida küsimusi. Ja kasutage selleks palun Q&A nuppu. Vastame küsimustele peale esitlust. Ja nüüd siis alustame ja sõna saab Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink. Palun. Tere hommikust! Me oleme siis seekord jaganud Paavoga rollid niimoodi, et mina teen alustuseks kiire ülevaate ja siis Paavo teeb süvasukeldumise tulemustesse. Esimene kvartal 2022 Coop Panga jaoks, et väga tugev kvartal, et kuidagi isegi imelik on selle üldise maailmamajanduse ja selle sõja taustal sellistest tulemustest raporteerida, aga see on tõsi, et nagu tulemused Coop Pangal vaatamata sellele, mis maailmas toimub esimesel kvartalil väga tugevad, et punkt üks, meie kvartali kõige suurem saavutus on kindlasti selle miljardilise laenuportfelli piiri ületamine, et see oli üks nendest eesmärkidest, mida me avalikuks ettevõtteks saamisel 2019 sügisel lubasime aktsionäridele, et 2022 lõpuks me ületame miljardi selle laenuportfelli piiri, ületasime selle 9 kuud varem, ja esimeses kvartalis kasvasid väga hästi nii ärilaen kui eralaen, mõlemad ja millega veel ja kui eelmine aasta tarbimisfinantseerimine. Hääl kadus ära. Meil vahepeal vist nüüd mingi kadumine tekkinud. Kas on see uuesti seda? Mul kadus ette olid. Okei, vist on ikka käelemas, vabandame, ühesõnaga, et kui nii ärilaenuportfell kasvas hästi kui kodulaenuportfell, siis õnneks ka tarbimisfinantseerimine ja liising hakkasid väga ilusti kasvama. Ja kui nüüd vaadata kliendisegmentides, siis veel tahaks rõhutada, et erakliendi osas me ei näinud terve kvartali jooksul mingit nõudluse vähenemist. Et see sõja olukord erakliendini jõudnud sel kujul ei ole, et kliendid vähem laenutaotlusi esitaks või laenu võtakse. Aga vastukaaluks sellele ärikliendi osas me oleme mõningast jahtumist näinud, et ikkagi äriklientide osas on teatud projektid, uued projektid ajutiselt külmikusse pandud, et kuna klientidel on ebakindlus tuleviku osas, tarneahelate osas, kõik need energiahinnad, siis mõningast nõudluse langust uute projektide osas just oleme näinud. Aga vaatamata sellele, laenuportfelli kvaliteet nii era- kui ärikliendi segmendis mõlemas väga korralik, et mingid võlgas ei ole, aga millest Paavo pärast räägib, et meil mõningased provisjonide sõja olukorrast tekkinud võimalike tulevikukulude katteks siiski esimese kvartalisse tegime. Et ühesõnaga laenuportfell päästab väga hästi, hoiuste osas on jätkuvalt see trend, et tagurdame välja kallimast rahvusvahelisest ressursist ja teistpidi siis nõudmise hoiuste osakaal järjest kasvab, et kaks head trendi ja ressursi hind selle tõttu siis avaneb. Ja kolmandaks, et kõik see päädis kokku väga ilusa joonealuse tulemusena, et 3,5 miljonit kasumit, mida on siis 23% rohkem kui aasta tagasi ja kulutulu suhe alanes 54% ja oleme väga lähedal juba selle 50 selle sihile, mis meil on ja omakapitali tootlus siis kvartalis oli 12,3%, ja isegi siis jaanuaris-veebruaris saime kätte selle 15% taseme, et nüüd nagu märtsis tuli see natuke alla just selle tõttu, et need täiendavad provid sõjast tekitud riskide katteks tehtud, et hilus tulemus aastal 2022 esimeses kvartalis, aga nüüd Paavo teeb süvasukeldumiseks. Ma võtan siis järgmise slaidi veel, kus on finantsnumbrid üsna kokkuvõetud vormis, liiga süva. See sukeldumine ei tule, aga natuke rohkem ikkagi. Võtame siis kvartali tulemusi möödunud aasta esimese kvartali vastu, mis me saavutasime 12 kuu jooksul ja möödunud aasta viimase kvartali vastu, milline on toimunud muutus ühe kvartali jooksul. Ja eks siin kõige suurem algtõuge on tõesti, nagu Margus mainis, see laenuportfelli jõuline kasv, millest me jõudsime siis 1 40 miljoni tasemele ja sealt edasi siis tuleb ka tulude kasv. Laenuportfelli kasv on olnud 50%, intressitulude kasv 32%,
see selgelt viitab sellele, et ka meie netointressi marginaal on ikkagi kahanenud võrreldes aastatagusega, mis on olnud ootuspärane ja hiljem me vaatame lähemalt, et kust ja millest see tuleb. Aga et selline trend on. Selle vaatamata siis intressitulude kasv 32%, mis on päris kõva ja eks kulud on ka vastu kasvanud. Kulud on kasvanud vastu eelkõige personalist ja IT-st. See kindlasti jätkub ka tulevikus sellisel moel, et eks personal ja IT on need suunad, kuhu panustada tuleb. Eraldi siin Margus juba mainis, oli see finantsvarade allahindlus, mis konkreetselt esimese kvartali sees märtsikuus meil sai tehtud ja seda peame ütlema, et see on selline ettevaatav võimalike tulevike kahjude katmiseks reserv, et me tegelikult endiselt jätkuvalt ei näe veel ühtegi mõju laenuportfelli kvaliteedile. Meil on hiljem selle kohta ka detailsemat informatsiooni, et jätkuvalt siiamaani laenuportfelli kvaliteet ülihea, aga me oleme identifitseerinud mõned sektorid ja konkreetsed kliendid, kelle seotus nende regioonidega on olnud piisav, et me oleme võimalik kahjude katteks selle provisjoni teinud 0,7 miljonit eurot. Ja see siis ka seda puhaskasumile lõpuks avaldab mõju. Et esimeses kvartalis siis kokku saime omakapitali tootlus 12,3 ja igaüks saab siit ise ka lihtsalt tagasi arvutada, et ilma selle erakorralise provisjonita oleks me olnud 14 ja 15% vahel. Ehk siis, et tegelikult hea ongi see, et me oleme sellele oma pikaajalisele 15% eesmärgile tegelikult peaaegu nagu kohale jõudnud. Mis veel on olulised tulemusnäitajad, meil on siis kulutulu suhe, mis samamoodi on kvartalist alanenud ja seekord me jõudsime sinna 50 peale märtsikuus. Ja kapitali ja adekvaatsuse osas normid kõik täidetud, eraldi vaatame pärast ka ühte slaidi selle kohta. Neljanda kvartaliga võrreldes on ka kõikides olulistes ridades liikumine õiges suunas. Intressitulu kasv 8%. Siin nüüd vaadata, et laenuportfell on kasvanud 9%, siis võib öelda, et kvartalisse marginaali muutust olulist ei ole, mis paistab ka siis paistab ka siin selles tabelis ära, et netointressi marginaal tegelikult kvartaliga ei ole peale muutunud. Et korra jällegi vaatame pärast sisse, et millest see tuleb või kuidas see trend on nüüd nagu peatunud, et meil marginaali muidu on kukkunud, aga nüüd on ta enam stabiilseks jäänud, aga selline see kvartalisse vaade praegu on. Siis tegevuskulude osas kasvu ei ole, nagu näete, peaaegu ei ole 6000 eurot. Siis siin on oluline märkida, et meil neljandas kvartalis möödunud aastal oli erakorralisi kulusid seoses kontori kolimisega, nii et tegelikult võrreldavates positsioonides kasv tegelikult on olemas. Nii, finantsvarade allahindlusest juba rääkisime 0,7 miljonit ja puhaskasumi kasv siis ka selle kõige tagajärjel 6%, vaatamata sellele erakorralisele allahindlusele. Nii. Vaatame siis edasi, see kõige baas, kus meie see kasv pihta hakkab, on siis laenuportfell. Laenuportfellis on toimunud üldine kasv kvartali jooksul 87 miljonit ja hea on lisaks selle kasvu üldisele suurusele ka see, et see kasv on üsna laiapõhjaline. Et sellest kasvust annavad kaaluka panuse nii ärilaenud, erakliendi kinnisvaralaenud kui ka liising. Tarbimisfinantseerimise kasv on tagasihoidlikum ja see on oma põhjused ja me korra peatume selle hiljem ka natuke, aga et sellised trendid on. Ja mis on selle intressitootluse brutointressi languse põhjuseks olnud läbi aegade on siis konkurentsi tihenemine. Siis see, et me kahtlemata oleme võtnud ette järjest rohkem selliseid projekte, mis on suuremad ja mis on võib-olla kvaliteetsemad, ehk siis, et me oleme seetõttu hakkavad finantseerima odavama intressiga projekte. Ja kolmandaks, meie laenuportfelli struktuuris, nagu sai mainitud, tarbimisfinantseerimise osakaal kahaneb ja selle tagajärg on see, et keskmine kaalutud intress langeb pisut. Aga nüüd, kui seda graafikut vaadata, siis ka see langus on tegelikult pidurdumas, et see langus ei ole enam nii suur, nagu ta varasemalt aegul on olnud. Kui vaatame sisse äriliinide kaupa, siis ärilaenudes kasv on tugev, seejuures intressitase
pigem stabiliseerumas. Erakinnisvaras sama seis, eratarbimislaen on nüüd näha, et siin on 17% keskmine brutointress ja see on see koht, et kui selle portfelli osakaal väheneb meie kogu äris, siis ka keskmine brutomarginaal selle tõttu langeb. Leasing näitab väga head kasvu ilma intressimäära languseta, nii et kokkuvõttes võib öelda niimoodi, et meil äriliinide kaupa intressimäärad pigem on stabiliseerumas ja kaalub keskmise intressimäära langus tingib siis see struktuurne muutus, et eratarbimise laenud vähenevad. Laenuportfelli kvaliteet, nagu siin oli jutuks, on ülihea, ajaloo parimatel tasemetel nii kokkuvõttes kui ka äriliinide kaupa vaadates. Nüüd esimeses kvartalis krediidi kulumäär näitab tõusu 0,6% tasemele, siis siit umbes pool ongi selle Ukraina sõjaga seoses tehtud provisjoni efekt. Nii et jällegi tavapärase ja ilma erakorraliste mõjudeta tase oleks 0,3% punkti kandis, mis on väga tubli. Ja kui vaadata äriliinide kaupa, siis tegelikult kõikides äriliinides on portfelli kvaliteet jätkuvalt väga hea ja ajaloo parimatel tasemetel, et kui need tasemed on siin portfelli liigi spetsiifiliselt erinevad, erakinnisvaras ja ärilaenus 1% kandis, liisingus 5% kandis ja eratarbimises kõrgemad, aga näete, et kõikides nendes äriliinides eraldi võetuna tegelikult trendid on kergelt allapoole joonele, nii et kvaliteedes tegelikult mitte mingisugust muret hetkel ei paista. Hoiusemaht on kasvanud loomulikult koos laenumahu kasvuga, mitte ju päris samas tempos. Me oleme natuke ka juhtinud seda ise, et mitte liigselt intressikoormavat ressurssi endale majja võtta, aga peale selle me oleme juhtinud seda hoiuse kasvu veel selles suunas, et meil äriklientide hoiused on kasvanud kõige kiiremini, eraklientide hoius natuke tagasihoidlikumalt. Nüüd oluline on see, mida me oleme mõned kvartalid siin juba ellu viinud ja jätkame selle suunaga, et me Euroopast hoiuste platvormide kaudu kaasatud kapitali osakaalu finantseerimist vähendame. Ja põhjus on muidugi selles, et meil kohaliku põhikliendi teenindamine on ka vajalik. Me pigem võtame nende käest hoiust vastu. See on ühest küljest äri jätkusuutlikkuse jaoks oluline, aga teisest küljest on ka puhtfinantsiliselt odavam ressurss. Et me seda Raisini hoiust siis kohaliku hoiustajaga asendame ja see on trend, mis jätkub järgmistel kvartalitel. Teine oluline asi on see, et meie portfellis, hoiuse portfellis siis on aegade jooksul olnud ülisuur osakaal tähtajalisel hoiusel. Ja ta on üle turu keskmisega täna, aga see trend on sedapidi, et me kogu aeg suurendame nõudmisi hoius osakaal väheneme tähtajalist hoiust. Nii et see trend on jätkumas ja usume, et jätkub ka edasi. Ja nüüd muidugi panga edasi vaatava kasvu jaoks ülioluline sündmus esimeses kvartalis. Me kaasasime allutatud laenu võlakirjaemissiooni vormis 10 miljonit eurot. Et see sattus erakordselt kehvale ajale see emissioon täpselt Ukraina sõja esimene nädal, aga sellele vaatamata meie investorid seda kasvu nii palju uskusid ja toetasid, et emissioon märgiti korralikult täis ja üle. Ja nüüd on meil järgmisteks kvartaliteks kasvuks kapital olemas. Klientide arv, me ise mõõdame kahte kõige suuremat KPI-d, on siis klientide arv kokku, kliendid, kes omavad neid siis kontot. Nende arv on kvartali kasvanud peaaegu 8000 võrra, 7% umbes ja see on hea tempo, mida me oleme siin viimased kvartalid hoidnud. Ja teine näitaja, mida me mõõdame, on siis arveldavate klientide või aktiivsete klientide arv ja siin on meil oma definitsioon, et need on siis inimesed, kliendid, kes on teinud 60 päevaks vähemalt 4 tehingut meie pangas ja nende arv samamoodi kasvab umbes samas tempos ja siin on kõik nagu hästi selles mõttes, et ei kriiside ega sõdade kontekstis siin mingisugust lõbedust ei paista ja tempo jätkub. Kokkuvõttes on siis turu osa hoiuste osas meil 4,2 ja laenude osas 4,7 ja see on veebruari lõpu seis, mille kohta on statistika olemas. Nii. Kapitalist võlakirjamisest oli korra juba juttu, aga pikem vaade, et kust me tuleme. Meil aasta tagasi oli kapitali kaotsus üle 20%, mis tegelikult ei ole mõistlik ja efektiivne pikaajaliselt, aga see oli kombinatsioonis siis tolle hetke kapitali kaasamiste ja
ja ettevaatavate kasvuvajadustega, et me tänaseks oleme mitu kvartalit juba siis tasemel 16-17 vahel ja selle 16,7 sees, mis on siis saavutatud esimese kvartali lõpuks, annab oma panuse juba värskelt kaasatud 10 miljonit uut allutatud laenu. Ja see number on iseenesest optimaalne, arvestades, et annab meile ruumi tulevikus veel kasvada, aga selge on see, et meie kasvutempot arvestades me siin vähema aasta jooksul kindlasti peame kapitali juurde kaasama, mis vormis, mis mahus ja mis ajal, see ei ole veel otsustatud, aga eks me kapitali veel vajame, arvestades meie kasvu jätkumist. Ja teine oluline näitaja, et kas pank on ka likviidne, kas meil ka raha on klientide teenindamiseks, siis siin on normatiivne nõue on siis selle näitajal 100%. Me oleme ajalooliselt olnud oluliselt kõrgemal, siis aasta tagasi üle 300%. See nii kõrge tase ei ole mõistlik jälle pikaajaliselt, et me praegu oleme siis 153% peale jõudnud. Me hindame, et see on tegelikult ideaalne või meie soovitud tase, et me ei ole liiga likviidsed, mis on ebaefektiivne ja samas me ei ole ka selle regulatiivsele 100% liiga lähedal, mis võiks olla ohtlik, eriti turbulentsetel aegadel. Nii et me hoiame sellist korralikku puhvrit üle normatiivse normi, aga mitte ebaefektiivset liigset likviidsust. Ja põhilised tulemusnäitajad siis veel kord üle käia, et kulutulu suhe, mis me oleme öelnud, meil pikaajaline eesmärk on saavutada tase alla 50%, siis tegelikult käesoleva aasta esimeses kvartalis meil märtsikuus see peaaegu õnnestus, nii et trend on õiges suunas ja me oleme tegelikult üsna lähedal sellele tasemele, kus me tahame olla. Ja sellest tulenevalt siis ka omakapitali tootlus on tegelikult viisakas ja veel kord siin on see 12,3 näha esimese kvartali tulemuseks, siis see 12,3 sisaldab erakorralist allahindlust 0,7 miljonit. Ilma selleta oleks tase kuskil 14-15% vahel, mis jällegi vastab meie pikaajalisele soovile. Tagasi Margusele, kes räägib siis turust ja brändist, eks ole. Nii, et paar asja veel, et meie selle tuntuse, see on siis pilt nüüd vastukaaluks siis võib-olla nendele finantsnumbritele, mida klient meist arvab, et mida me ka jätkuvalt kogu aeg monitoorime, et meie tuntus püsib siis, hakkab puudutama juba seda 60%, et kui Pavainem näiteks turuosa on alla 5%, siis tuntus on jätkuvalt väga kõrge. Ja teine, mida me siis klientideks küsime, et kui klient peaks täna valima endale finantspartnerit, et kui ta olukord, kus ei oleks ühegi panga klient, siis seal oleme me väga tugeval kolmandal positsioonil Eestis, et kliendi poolt vaadatuna ja ka teised uuringud, mida me klientidega siin teeme väga spetsiifilised, et me näeme, et see on rahulolu meie poolt pakutavaga nendes teenustes, mida me pakume, on väga korralike. Ja kui siis võtta veel üks tahk, et mida siis aktsionärid, siis aktsionäride arv meil siis napilt kvartali lõpu seisuga jäi sinna 30 000 alla, et me oleme siis Eestis jätkuvalt teises positsioonis, et Enefit Greenil oli kvartali lõpus kuskil 58 000 aktsionäri, meil on siis 30 000 juures, Tallinkil Eestis oli kuskil 28 000, aga Tallinkil on Soomes ka aktsionäre, mis aga siin on praegu Eesti pilte. Ja siis meie L-tähega konkurendil on kuskil 24 000 aktsionäri. Ja see aktsionäride pilt ikkagi vaadata eelkõige seda, et aastaga on Coop Panga aktsionäride arv kahekordistunud, et meil täpselt samal ajal aasta tagasi oli see kuskil 16 000 juures, et täna siis peab põhimõtteliselt 30 000 juures. Ja meie aktsionäride struktuuris ei ole viimase kvartaliga mingit muutusi toimunud, et endiselt siis Coopile kuulub 43% pangast strateegilisele investorile. Meil on 3 finantsinvestorit, et kelle käes on siis vastavalt 8, 5 ja 4%. Et see ühistukapital on siis Tallinna linnale kuulub kunagine pangaprojekt, et mis nüüd on likvideerimisel ja mis nähtavasti lähikuudel nüüd asendub see ühistukapitali nimi, et need aktsiad lähevad otse Tallinna linnale, et aktsionäride pilte. Et aktsiahind on siis tegelikult kvartaliga kuskil 10% langenud, et meil aasta lõpu seis oli 2,99, nüüd kvartali lõpp 2,68, et tehinguid tehti kvartali jooksul 42 000, tehinguid on maht 18 miljonit, et mida see minu arvates näitab,
et väga palju tehti väikesi tehinguid, et mis on nagu sihuke meie käekiri või meil omane trend olnud läbi selle viimase aasta, et kus on neid investorid juurde tulnud, et tuleb uusi investoreid, keskmine sihuke ostusumma on seal 300 Coop-Panga aktsia juures, et see siis näitab ka seda, et tehinguid palju, et käivet võib-olla mitte nii palju. Ja puhaskasumi aktsia kohta siis oli 4 senti esimeses kvartalis, sama mis 4. kvartalis ja hakkasime siia nüüd panema ka seda uut pilti, mis on siis Coop-Panga turuväärtus, et selle kvartali lõpu sulgemishinna pealt oli siis 244 miljonit Coop-Panga turuväärtus, et siin võib-olla kõige adekvaatsem seda võrdlust eelmise aasta, see võtab siis üks, et siin oli see, kus meil eelmise aasta suvel aktsia hakkas selgelt buumima, mis oli ka siit näha, käis 4,2 euro peale ära, et kui võrda nüüd aastataguse ajaga, et kui kõikumised maha võtta, siis on see kasv 40% olnud. Ja kõik see pilt siis veel kord kiiret kokku, et miljard laenuportfell kasvas väga kenasti, hoiused toetasid selle laenuportfelli kasvatamist, tuli uusi kliente, need klientidest, nagu me kogu aeg oleme ka öelnud, kuskil 40% hakkab muutub arveldavaks ja sellest uutest klientideks ja selle nimel me teeme nüüd väga kaasa pingutusi, et neid rohkem arveldavaks muutuks, et meil ei oleks lihtsalt kliendid, kes tulevad, teevad meie juures hoiuse, võtavad kodulaenu autoliisingu, aga muid tehinguid siia ei too, et selle nimel me teeme nüüd väga tõsiselt tööd ja kasum siis 3,5 miljonit, et 23% rohkem kui aasta tagasi ja siis kasumit jäi mõjutama nüüd siis ettepoole vaatavad. Loodame, et seda provisjoni ei lähe vaja, sest nagu Paavo ütles, et hetkel ei ole ühtegi indikatsiooni, et meil kliendid oleks võlas ja provisjoni järgi vajadus tekiks, aga konservatiivsust lähtuvalt oleme selle provisjoni teinud, et kui vaja ei lähe, siis see tuleb edaspidi kasumisse tagasi. Aga tänud, et see oli pilt siis Coop-Pangast esimene kvartal 2022 ja nüüd siis küsimused. Ootame küsimusi ja kasutage selleks siis palun Q&A nuppu. Nii, esimene küsimus. Kas ja millal hakkavad Coop-kauplused kasutama teie makseterminalide teenust? See küsimus ilmselt nagu rohkem siis Coop-kaupluste poole peale. Coopi struktuur on selline, võib-olla Coop-Panga investorid ei pruugi seda väga hästi isegi teada, et Coop on selline organisatsioon, mis on hästi kohalik. Ta on nii kohalik, et Hiiumaa Coopi poode omavad hiidlased ja Põlva Coopi poode omavad põlvakad. Ja Hiiumaa Coopi poode juhivad hiidlased ja Põlva poode juhivad põlvakad. Ja ka sellised otsused, et mis terminal kasutada ja mis terminal ei kasuta, seda tegelikult teevadki siis need samad inimesed selle koha peal. Ja eks nad teevad neid otsuseid tegelikult ratsionaalselt, et kui meie teenus on konkurentsivõimeline hinna ja kvaliteedi mõttes, siis nad võiksid selle kasutada. Kui see nii ei ole, siis nad neid kasutama ei hakka. Ma arvan, siin on oluline märkida seda, et tuleb aru saada, et Coop on Eestis kõige suurem jaekaubandusettevõte, 25% turuosaga on Eesti kõige suurem. Coop-Pank on Eestis täna ikkagi väikepank, circa 5% turuosaga, et siin alati, et kui meie konkurendid on valmis Coopi nimel tegema loomulikult oluliselt atraktiivsemaid pakkumisi selleks, et saada turuliider endale kliendiks, et kui panganduse turuliider teeb kaubanduse turuliidrile pakkumise, et kasutage meie makseterminale, siis see hind on kindlasti konkurentsivõimelisem, kui väike Coop-Pank seda täna teha suudab, et see ma olen ka seda erinevatele esinemistele öelnud, et täna väga enamasti Coop ei laena, kui tal on laenu vaja Coop-Pangast, vaid ta laenab Eesti turuliidritelt, sest turuliider, et see kontekst erinevalt me väga tahaks, et Coop oleks Sava ja Karvtega Coop-Panga klient, aga siin ratsionaal ja järjest rohkem seda arveldamiseks Coop kasutab väga palju ja hoiustamiseks meid. Aga makseterminalid, laen, liisingud, et seal ikkagi täna suured pangad sellele turuliidrile teevad paremaid pakkumisi. Aitäh. Pank on jätkuvalt tagasi maksnud Raisini platvormi kaudu võetud deposid. Kui suur on nende jääk esimese kvartali lõpu seisuga?
ma nüüd peast ütlen kuskil 70 miljoni juures, 70-80 miljoni juures, et see oli kõrghetkel 200 miljoni juures, et ta on nüüd kukkunud ja me näeme täna, et tõesti nagu jutt oli, et kodumeest hoiust odavama hinnaga tuleb nii palju sisse, et meil ei ole, Coop Panga alusaastatel oli selle reiside platvormil väga oluline roll, sest kasvu vedas meil eest laenuportfelli kasv, meil oli vaja hoiuseid, Eestist neid ei tulnud meile nii palju, me pidime välisturult kalli hinnaga sisse laenama. Et peale seda, kui me tulime börsile, saime uudiselt investeerimise nagu reiting, olukord muutus ja nüüd toimubki nagu siuke siis selle ressursis ühe rea asendamine teisega. Millises ärisektorites näete suurimat riske seoses Ukraina sõjaga ja millistest indikatsioonidest lähtus ärakorraliste provisionide suuruse määramine? Kas näete provisionide edasist kasvu lähikvartalites? Kõige rohkem, see on hästi suurelt määrab praegu nagu oletamine, et tegelikult me näeme nagu ehitussektoris ja eelkõige nagu valmimisriski, et kortermajade puhul me jätkuvalt oleme seda meelt, et need korterite vastu nõudlus püsib ja need korterid ostetakse ära, aga riskid on seal, et kas need korterid saavad valmis ehitatud, kas see materjal saabub, mida on plaanitud siis Eestisse, see on nagu riskikoht. Ja loomulikult ka kaubandusega tegelevad ettevõtted, kes siis nagu importisid või eksportisid nende riikide suunale. Kuidas see provisjoni, see 0,7 miljonit provisjoni tekkis, et see on väga suures raamis tehtud provision, et me siis nagu sukerdusime sisse oma laenuportfellis, kuna punkt üks on see, et Coop Pank on kodumaine pank 2 jalga vastu maad, meil ei ole üldse väga rahvusvahelist ärimajas, et meil pole isegi rahvusvahelisi arveldusi, et me tegeleme nagu Eesti ettevõtetega. Siis me üritasime luubiga otsida, kas mõnel ettevõttel on ikkagi, et ta impordib või ekspordib nagu nende riikide suunas ja leidsime mingid siirded, et veel kord mitte midagi praegu näha ei ole, aga see on see, mille alusel me siis võtsime lõpuks välja nagu need vist oli 11 või 12 klienti, kellele me oleme laenu andnud, et kellel on mingisugune siire nende riikide suunas ja siis mängisime seal siis riskiklassidega, et kui see risk, kui klient peaks võlgu jääma, siis nagu toimub riskiklassis muutus, et mis provisjoni kaasa täiendavalt tooks ja sealt sündis siis 0,7 miljonit, see ei ole üldse nagu suur provisjon. Nii palju veel täiendanud, et Coop Pangal ei ole ju otseselt ühtegi tehast ega maja ega ka tagatisvara, mis asuks nendes kas siis sõjas või on sanktsioonidel olevates riikides. Et seal see kontakt ikkagi meie klientidel on ärisuhtepõhine. Ehk siis kas ostja või tarnija on juhtumisi sealt riikidest ja eks metall on see kõige kaalukam sõna, mille osakaal on olnud siin mõne meie kliendi tarneahelas või siis klientide hulgas kaalukas. Ja kui me oleme tuvastanud, et see seos on piisavalt suur, siis me oleme arvanud, et võib-olla tekib raskusi. Kui me ka ehitusest räägime, siis betoon ei ole võib-olla nagu see, mida sealt on toodud, et metall ikkagi on eelkõige see, et ehituses ka metalli kättesaadavus ja olemasolu võib olla keerukas ehitajatele. Aga see on niimoodi, et me teeme seda arvutust kogu aeg nagu kordame kuust kuusse, et see pilt selles mõttes hakkab muutuma, et kui me näeme, et mingid riskid ilmnevad, siis võib-olla vajadus täiendavaid provisjoni teha. Kui me näeme, et mõne kliendil, kellele me oleme provisjoni teinud, ei ole seda vaja, siis tuleb see tagasi. Et nii nagu 2 aastat tagasi umbes sama meetodiga tegime vastu seda COVID johtu neid provisjone, mis tegelikult aasta lõpuks tulid kõik tagasi, kuna oli näha, et neid vaja ei lähe tegelikult. Kui suur on täna kinnisvarasektori osakaal ärilaenu portfellis? See on kuskil see 40% juures, et ta kõigub seal koridoris 35, 40, 42, et meie siuke sisemine piir on 40 juures, et me tahaks hoida seda 40 juures, niimoodi me seda äri juhime. Et see võib tähendada, et mõni kuu ta läheb seal 41 juurde, järgmine kuu 38 juurde, 40 on sisemine piir. Mitte küll piir, vaid soovitase, et meie piir on kõrgemal. Ja millisele sektorile on Coop Panga ärilaenude portfellis kõige suurem avatus? Ma arvan, seesama kinnisvara laenud. Võib-olla küsib seda, et kuhu me tahame varem meelega anda laenu, et siin ma kindlasti ütleks, et kinnisvara, et me finantseerime väga, peaaegu võiks öelda pigem nii, et me oleme enda jaoks ka defineerinud mingid sektorid, kuhu me ei anna laenu, eks ole, relvatööstus ja hasartmängud ja
võib-olla on mingid sektorid, et tegelikult kõik ülejäänud on ju väga teretulnud ja me oleme andnud küll kõige rohkem kinnisvarasse, jah, et see on õige, et üle 40% meil üheski teises sektoris ei ole, aga me hea meelega anname kaubandusse, tootmisse, teenindusse, ka turismi tegelikult, et selles mõttes me anname hea meelega igale poole, et seal meil lemmikuid ei ole. Ja küsimus klientide aktiveerimise kohta, et millal Apple Pay tuleb? Apple Pay on nagu see asi, et mina ja ma kogu aeg olen öelnud, et mina ja minu sõbrad väga tahaks seda, et aga me jälgime oma kliendibaasi ja meie kliendibaas, need circa 55 000 aktiivset klienti, kes täna seal on, seal see nõudlus selle teenuse vastu ei ole kõige suurem, et me peame arvestama, et meil on arendustöödest terve nimekiri, mida on vaja ära teha ja me prioritiseerime seda lähtuvalt sellest, et kas see arendus oleks väga kasumlik pangale või on see klientide poolt väga-väga nõutud ja oodatud, et see Apple Pay ja Google Pay on täiesti seal nimekirjas olemas, aga nad ei ole esimesed otsas sellepärast, et arvestades meie kliendibaasi omapära ei ole nõudlus, nii suurt nõudlust nende toodete vastu, et on tooteid, mida me peame kiiremini arendama. Ja rohkem küsimusi ei ole, et tänan kõiki osalemast. Aitäh! Aitäh!